laupäev, 5. jaanuar ja ma tulin lauta, sest täna on selline päev, kus ma peaksin lammastel nüüd lõunast võtma sööda eest ära, kuna homme tuleb meile üks tore veterinaar tegema ultralli, siis selgub, kuidas paaritumine õnnestus, kellel on 1, kellel 2 talle. Kõik see saab siis märgitud, lisaks on meil võimalus küsida talt nõu, et seda ei juhtu tihti, et mõnel veterinaaril oleks aega tulla kohale ja kui ta siin juba on, et siis me kindlasti küsime arvamust lammaste toitumuse osas, sööda osas, selle lauda osas siin, et ühel lambal on ka silma juurest katki, et siis saame kindlasti ka ravijuhised selle kohta. Laseme tal oma jäärad üle vaadata, et väga põnev päev. Ja siis praegu tulingi lauta, et eraldada need lambad ära, ehitada puur valmis homseks, kus siis seda ultralli tehakse. Aga juhtus selline asi, et laps oli nii väsinud, kuigi ta tõusis 9 ja kell on praegu 12, isegi peale 9:30, siis tegelikult tal ei ole veel uneaega, aga ta oli nii läbi, et ta jäi mu siin laudas üles lihtsalt magama. Ehk siis nüüd ma siin istungi, vaatan, kuidas Raikole tuli täna sõber appi. Tal on selline masin, millega saab teha palkidest küttepuid ja seda nad seal praegu usinalt teevad. Ja mina siin ootan, mõtlen, mis teha, kuhu panna laps magama. Mul on siin Beno, mis peaks suve olema. Ma võtan äkki enda joopa ära, panen selle alla ja lasen tal kuskil 10 minutit siin magada, kui ta on nõus sellega, et ma ta maha tõstan. Ma saaksin need lambad eraldatud ja siis lähen temaga tuppa. No nii, jääredel on kõik hästi. Aitasin neile natuke sööta ette, hakkasid siin mugima. Võtsin nende veelt jää pealt ära. Mineral. Panin uuted kõik lauda ette ossa, kus nad siis nüüd päevad siis süüa ei saa, et homme saaks vaadata seda tallede lugu. Ehitasin siia vahele siis sellise, tegin nagu lauda pooleks ja siis siia tegin sellise boksi, et siis nad hakkavad ükshaaval siia boksi minema. Siin teeb ultralli ära, laseme siit väravast välja, saavad tulla seda rulli siin nii kaua sööma ja kui nad kõik on siia poole tulnud, siis paneme sinna uued rullid, võtame selle seina vahelt ära ja laut on jälle endine. Laps magab seal Beno peal, emme jope peal ja Raiko teeb seal tööd.
on 12. jaanuar, kell on 8:30 õhtul, aga õues on nii valge, sest täna on peaaegu täiskuu. Lähen lauta. Meil on väga palju lund. Ma arvan, et isegi üle 50 sendi. Neid teid lauda juurde ikkagi andis rajada. Korralik lapida töö. Ja lähen panen vett neile. Vaatan olukorra üle, äkki unustas vett panna. Lauta. Sõber käib laudas kaasas. Tal ka natuke põnevust siia ellu. Saab seal väga hästi hakkama. Nuusi piiri ja chillab lammaste juurde muidugi ei saa, aga seal ees saab istuda ja lambaid saab nuuskida läbi aia. Täna käis meil Raiko onu, kes aitas küttesüsteemiga. Meil on pikemat aega olnud jamad, et üks kontuur on katki ja nüüd saime lõpuks teada milline. Väga hea, Ranger märgist ära. Siis on huntidel teada, et siin on koerad. Panime siia sellise ajutise ukse. Ei ole vist väga hästi näha. See on lihtsalt mingi suvaline present, aga selle jaoks, et natukene hirmsam oleks huntidel ja ei oleks päris kohe nahanud loomad. Igal juhul. Tõmbab selle ära, et ei krõbiseks nii. Igal juhul leidsime veakoha üles. Õnneks on köögikappide taga, mis tähendab seda, et kuna meil on plaaditud põrand, siis ei ole väga hullu, et need plaadid, mis me üles võtame ja põranda ära piikame, et siis sealt ei jää näha. Ja Ranger kohe asus nuuskima. Tal on praegu kõrvadega hästi ja siin see ei ole mingi tolmam põhk, vaid see on mingi jama silo, mis on ülejäänud. Ja ta juba ei olegi huvitatud, läks juba välja nuuskima. Siis saab kaasas käia. Uutedel on siin praegu kõik hästi. Paneme seal üksikboksis olijatele vett. Ühte praegu süstime, kellel on silm katki, aga juba on märgatavalt parem. 2 korda oleme süstinud, 1 kord on veel jäänud. Ja selles mõttes on kõik hästi. Varsti on pool teenusest läbi ja märtsi lõpus, aprilli algusest tulevad juba esimesed talled. Tema on meie kõige suurem lammas. Lambad on ka väga huvitatud temast. Ranger isegi läheb lähedale vähem. Vist pelgab neid. Üks päev ta toetas niimoodi tagumikuga vastu seda aedas ja istus siin. Ja siis üks lammas tuli näksast teda tagumikust. Ta ei taha väga lähedale tulla. Tuli meelde, et ma ei olegi rääkinud sellest, et meil käis siin vahepeal ultrali. Seda teeb Eestis põhiliselt lammastel ainult üks veterinaar, kes on siis üks neist, kellelt meie need lambad võtsime. Ta käis siin oma tüttega, kes õpib Maaülikoolis veterinaariat ja sai siis oma praktikat siin teha. Mul oli laud, ma vist näitasin ühes videos, oli tehtud pooleks ja siis nad käisid läbi selle boksi, aga see boks oli ikkagi liiga lai, mis tähendas seda, et nad tulid 3 kaupa sinna boksi ja siis ma pidin neid ükshaaval hoidma. Pidin hoidma neid vastu seda seina, et ta saaks siis vaadata, et nad oleks paigal, mis oli ikka paras füüsiline ja tõdesime, et kui nüüd järgmine aasta rohkem, et siis rendime siit lähedal oleval ühel lambakasvatajal on see puur olemas, kus nad siis lähevad sinna puuri ja füüsiliselt keegi neid kinni ei pea hoidma, et nad on seal puurist täpselt niimoodi paigal. Et siis on natuke lihtsam. Aga ma väga kartsin tema tulekut, ma väga ootasin, kuna me saime teada kõige kohta, kuidas meil siin laudas elu on. Hea uudis oli see, et lammaste toitumushinne oli põhimõtteliselt ideaalne, 3,5. Vaatasime toidu üles, hetkel võib-olla veel on okei, aga Tiinus viimases kolmandikus peaks kindlasti midagi rammusemat saama ja kindlasti imetamise ajal. Tiinestavus oli väga hea, ainult üks 44-st ei olnud tiine
ja tema oli kusjuures see, kes mul oli ka filmis, kes hindlas, et ei teagi, mis tal juhtunud oli. Ta andis mulle nõu, et meil on endal valida, kas me hoiame teda nüüd aasta tühjana või siis paneme ta nüüd kokku jäärega, mis tähendab, et tema siis poegib selle poegimis muidu hooaja väliselt ehk siis juunis Karjamaal. Kui saab hakkama, saab, kui ei saa, et siis me otsustasime, et me anname talle võimaluse, proovime. Ta on seal boksis koos Pauliga. Eedu on siin praegu üksi, nemad on seal. Tal ilmselt oli see hind nüüd ära ja loodame, et jäi tiineks, aga me ilmselt laseme tal ühe tsükli igaks juhuks veel seal olla, et kindel olla. See siin Eedu. Ja muus osas tore laut, arutasime, kuidas seda ventilatsiooni siin paremaks teha, et võtame ilmselt sealt ühe selle kolmnurka ära ja paneme sinna asemele võrgu. Ja ta ütles ka, et kindlasti huntide mõtteski panna siis midagi umbes 2 meetri peale sinna uksele ette, et nad sealt siis tulla ei saaks. Ja muidu ütles, et väga tore, kui tema need lambad siia tõi, siis nad olid palju väiksemad, et ma olen nad suureks kasvatanud. Ja ta oli ka väga rahul. Nii et selles mõttes läks kõik hästi. Ja need triibud siin tähendavad 2 triipu 2 talle, 1 triip 1 tall ja siis ainult sellel ühel utel oli punane ring, et tema ei jäänud. Loodetavasti on tema siis nüüd ka isegi see, kes põdes listerioosi, isegi temal oli õnnestunud tiineks jääda ja tal on kaksikud. Ja nüüd on nii lahe käia siin ringi ja vaadata, et siin sees on 2 elu, seal sees on 1 tall. Nii lahe vaadata, käia ringi, kuidas kellelgi õnnestus. Ja kui palju tallesid on, täpselt ei ole suutnudki kokku lugeda, aga sinna 60 kanti võib-olla isegi peale. Nii tore, nii põnev. Natuke hirmus ka, et varsti tuleb kõik need 60 talle. Kõik ei tule aidata, aga ikkagi boksi panna nendega siin tegeleda, et siin läheb üheks suureks poegimiseks. As I was walking one morning in May, I met a young couple who fondled it stray. One was a young maid, so sweet and so fair, and the other was a soldier and a brave grenadier. From out of his knapsack he took a fine fiddle, and he played her such merry tunes that you ever did hear. And he played her such merry tunes that the valleys did ring, and they both sat down together to hear the nightingale sing. And they kissed so sweet and comforting as they clung to each other. They went arm in arm along the road like sister and brother. They went arm in arm along the road till they came to a stream, and they both sat down together to hear the nightingale sing. And they kissed so sweet and comforting as they clung to each other. And they kissed so sweet and comforting as they clung to each other. They went arm in arm along the road till they came to a stream, and they both sat down together to hear the nightingale sing. And they kissed so sweet and comforting as they clung to each other. They went arm in arm along the road like sister and brother. They went arm in arm along the road till they came to a stream, and they both sat down together to hear the nightingale sing. And they kissed so sweet and comforting as they
come to each other. They went arm in arm along the road like sister and brother. They went arm in arm along the road till they came to a stream, and they both sat down together to hear the nightingale sing. Mõni päev on raskem kui teine. Ella viimasel ajal ei taha lõunaund magada. Ja no ta on üldse algusest peale olnud päris kehva magaja. Ja see magama saamine on üks protsess. Täna üritasime 1,5 tundi. Tegelikult nii kaua ei tohiks üritadagi. Aga noh, läks nii. Ma lootsin, et ma saan ta magama, sest Raiko täna ei ole, ta on linnas. Ma saaksin teha asju siin õues, kuna ta on nohune, siis ma väga ei tahtnud tulla temaga. Aga ei ole valikut, sest magama ta ei jäänud. Koerad tahavad toitmist, lambud ülevaatamist. Ehk siis tuli ta panna seljakotti, mis talle ka ei sobinud. Ta lihtsalt karjus ja viskas pulka, aga kui me juba õue jõudsime, siis ta rahunes seal nuttes. Andsin talle küpsisega kätte, mis teda rahustas. Ja nüüd me ootame, et Ranger sööks ära, et siis Noovat toita, siis kotsi toita ja siis minna lammaste juurde. Nii. Tegelikult värske õhk võib-olla teebki head. Meile mõlemale. Ranger on seal või? Mis ta teeb? Lähme. Kus me lähme? No ma ju näin, et meie ees on ainult siin luba ma kaotan. Halvaks läks me värske vein. Minuga aeg on väikene ja ruum on suur, aga ju sul ei vaja miskit hoopis muud. Kedagi teist ei jää, leia ma ilma peal, olen ju ajalik ja lapsed on tulevikus suured. Minulist ongi iseloom see kardetum. Minuga kaob kõik kallis aeg ja kaob ka ruum. Sinu jaoks ainus vajalik ja ainus hea. Ja ma ei mõista, kuidas ikka sa ei tea, et kedagi teist ei jää. Leia ma ilma peal, hoian tu saladust. Ole olemas lahtist ust su juurde. Ja kui me enne ei saa, ju siis polnud vaja. Ja kui me ikka ei pea, ju siis polnud vaja. Palun kuula, vaja meil on kaalukust. Muidu on kindlalt tulevik meil süüsimust. Vaja on aega, ruumse vaja raiendust. Lubama laenan tulevikult armastust. Sina veel suudelin, nõuad ootaks sind, kuidas nii ruumal
läksin ma jälle alt ja kui me enne ei saa, ju siis polnud vaja. Ja kui me ikka ei tea, ju siis polnud vaja. Läksin ma jälle alt. Ja kui me enne ei saa, ju siis polnud vaja. Ja kui me ikka ei tea, ju siis polnud vaja. Tšau! On 27. jaanuar, on esmaspäev. Käisime täna kotsiga vaktsiinil. Tal esimesel siis, ta läks nii hästi, ta oli nii vapper ja loomakliinikus siis arst ja abiline andsid tal nii palju maiuseid, minu arust ta sai nii hea kogemuse. Minul olid loomulikult maiused kaasas ja üleüldiselt oli nii toredal. Ma loodan, et ka järgmised kogemused on positiivsed ja temaga saab lihtne olema edaspidi kliinikutes. Ma ise teen selleks kõik, et mingi aeg nüüd lähme niisama ka kliinikusse maiuseid sööma. On siin üks imeline punn. Õues on suht hämar, aga valgus tuleb. Raiko ostis mulle sellise telefoni hoidja, mis on valgus ja mikrofoniga. Ta ütles, et ta toetab mu vlogi tegemist. Täna me ühtlasi ka toitsime lambad ära. Meil endal läks see hark, millega me muidu rulle panime katki. Kuna meil hetkel esilaadurit ei ole, siis selle tagumise hargiga me seome siis selle koormarihma ümber pallida ja siis tõmbame need pallid pikali, 2 virn on meil ja siis saame edaspidi nagu hargi alla ja siis sellegi sisse tõsta, mis ei ole kõige mugavam, muidugi esilaadur oleks kõige mugavam ja loodame, et üks hetk me sellega saame, aga hetkel on selline lahendus. Igal juhul siis meil üks tore kõrvalkülast üks tuttav käib siis praegu aitab ja aitab ka selle hargi ära parandada, kuna meil endal keevitust ei ole. Ja mina tegin just väiksed trennid kotsi ja nüüd Rangeriga ja nüüd teeme väiksed hoovitiirud, pole ammu seda, kuna meil on hoovi nii suur, üle hektari ja osa sellest on selline põllumaa või isegi mitte põllumaa, vaid karjamaa, kus siis suvel olid lambad ja kunagi ilmselt tuleb siuke pargiala, mida saavadki siis lambad hooldada. Et mõtlesin, et käin perimeetri läbi, vaatan, et ega siin ei ole oksi kukkunud ja Rensu saab natuke nuuskida siin minuga koos, tal on kindlasti põnevam kui siin üksi käia. Nii tore oli, üle pika aja tegime temaga ka mingeid harjutusi ja ikka kõik on meelest, on nii osav kõiges. Aga mul tuligi meelde, et tegelikult ma ei ole üldsegi kotsi saamise loost rääkinud. Tegelikult meil oli küll vaja, või on vaja karjaajamiskoere, aga kuna meil praeguste koertega on sellised keerulised suhted neil omavahel ja siis meil on väike laps ja koerad ja see on ikkagi, et isegi kui koertal on üsna okei, temaga siis ikkagi peab vaatama, et teda pikali ei jookse ja Rangeril on oma allergia ja kõrvaprobleemidega nii palju jamamist, et tihtipeale me teda ikkagi lapsega kokku ei lase. Kuna tal tõesti need kõrvapõletikud tulevad nii järsku, see teeb talle nii suurt valu. Aga nüüd uuel nädalal lähen temaga ka arsti juurde, oma tuttava veti juurde Paidesse.
uus veterinaar, proovime natuke uudset raviplaani, et äkki saame lõpuks selle asja ka paremini kontrolli alla. Aga allergia on ikka üks nagu nii jõudne haiguskvartal, et üldse ei arvaks, et mul endal ju ka on allergia, nagu muidugi on ebamugav, kui sügeleb ja ma ei tea, ninast tatti tilgub ja silmad on paistes, aga kuna koertel see tihti peale niimoodi kõrva lööb ja ka pärakupaunade teema on sellega seoses olnud ja nina kuivad talvel ja siis nahapõletsikud on olnud, et kõige rohkem ikkagi, kuna ta see nii hullult lööb kõrva, et siis see on ikka see on väga hull. Igal juhul nüüd kotsilugu. Meil ei olnud plaanis võtta 3. koera nii kaua, kuni meie koerad mõlemad veel elavad. Et 3 koera on toas ikkagi päris palju, eriti arvestades väikse lapsega. Aga juhtus nii, et ma sain Säreveres lambakasvatuse õppel tuttavaks ühe hästi toreda kasvatajaga, kellel oli siis suur huvi ka torperite vastu, ta tuli neid siia vaatama ja no see on teadagi juba, et ammu oli meil välja valitud, et kui järgmine koer siis Pochron ehk siis prantsuse lambakoer, mis on Eestis ikkagi päris haruldane veel, aga meile need nii meeldisid ja tal oli just pesakond, ta kutsusime kutsikaid vaatama, no muidugi me käisime vaatamas, tal olid veel 2 kutsikat vabad, muidugi nagu me ütlesime, et me tuleme ainult vaatama, et seekord me kedagi koju ei vii ja käisime vaatamas ja tegelikult kirjutasime ka, et issand, kui kaua me mõtlesime selle üle põhjalikult, aga lõpuks ikkagi otsustasime, et me ikkagi ei võta praegu ja no ajaliselt ka on ju, et kes seda aega liiga palju üle ei ole, et seda kutsikat veel treenima õpetama hakata. Aga siis ikkagi kuidagi jutu käigus ja plusse miinuseid vaagides jõudsime järeldusele, et ikkagi me võtame selle koera ja et alguses praegu on väga raske, aga suvel tegelikult ikkagi mul on vaja neid lambaid liigutada üksinda ja ilma teisi inimeseta ma seda teha ei saa, kui mu koera ei ole. Eriti kui nüüd tulevad veel karjamaad meie kodust kaugemale. Et siis tegelikult selline abimees on väga vajalik. Loodame, et hakkab tööle, teeme endast kõik. Ta on olnud meil nüüd natukene üle nädala. Ülitubli on, nagu tõsiselt ülitubli. Ja ikkagi nii tore. Raske on olnud väga raske Raiko alguses. No tegelikult siiani mõni päev magab diivanil, et siis teda öösel välja lasta, tema magab öösel kontoris omaette, ta peab harjuma omaette olema. Saab sellega väga hästi hakkama. Novaga neil on väga tore suhe. Rangeriga me ei ole kokku lasknud, ei plaani ka, et selles mõttes, et jalutamas hakkame ikka koos käima, aga niimoodi mängida Ranger kellegiga ei saa. Sellepärast, et tema kõrvad. Vooderdades hinge põhja, palun ära alla vau. Ära enda sisse kuhja, palun ära kau. Tõsta silmad kõrgemale, sinna vaatan minagi. Seal on ruumi mõlemale. Ja ehk on veel midagi.
ehitades argi kuhja. Palun ära alla pao, ära lase ennast tühja. Palun ära kao, tõsta silmad kõrgemale, sinna vaatab temagi. Seal on ruumi mõlemale ja ehk on veel enamgi. Siis tuled, üks mõte mul too, millest võiks saada mu kevad. Kui sa siis tuled, üks kevad mul too, millest mõte võiks rääkida loo. Et midagi algaks ja ära ei läheks, et millestki midagi saaks, et mõtteisse tuleks ning elama jääks. Nii kevad võiks alata. Aias mul siis võiks õitseda lilled, tuulel oleks sireni maik. Tüdruk minust siis saaks kelle looja süda ei jääks vait. Ja kevad mul too lõhna siit vähemalt. Oo mõte, üks laul mulle loo, mida kuulata võiks lähemalt.
mida suvi mul toob, millest võiks saada mu mõte. Tule ja südame suvi mul toob, millest hing laulaks viimase loo, millest hing laulaks viimase loo, millest hing laulaks viimase loo, laulaks loo, laulaks loo. On pühapäev, 23. veebruar. Me tulime minu õe ja isaga siia Juururabasse jälle. Olud on hoopis teised, kui oli siis, kui me sügisel käisime. Kõik on jääs ja väga mugav on liikuda. Me jõudsime 2 korda kiiremini järvedeni kui eelmine kord. Sest jah, saab tulla otse. Ei pea vaatama, kus on laukad ja ei pea katsuma, kas võib astuda. Ja muidugi meil ei olnud siis ka korralikke räätsasid. See kindlasti oleks ka teinud paremaks seda liikumist. Kurb on vaadata, et siin järvede peal on käidud ATV-dega sõitmas, seda rabamaastikku rikkumas. Aga muidu on väga mõnus ilm, hästi ere on kõik valge ja päike, et siis päikseprillid peavad olema ees, muidu kissitad. Saime tulla isegi kaugemale kui eelmine kord avastama, kuna jah, kõik on jääs ja hästi mugav liikuda. Ja põnevaid jälgi oleme näinud, hundijälgi, rebase, loomulikult kitsed ja jänesed ja sellised väiksemad jäljed ka. Väga mõnus pühapäev. Vaata, mis need on siin. Tead, mis need on? Need on linnusuled. Milline sulg on sinu lemmik? Mikä on kõige ilusam? See on kõik... Näita, milline oli? See või? See roheline meeldib. Rohelised suled meeldivad selle.